Me teeme siis episoodi, aga selles mõttes ma ütlen ka, nii palju ma ütlen, et see oli parem kui see üks eelmine, kus me käisime, ma ei mäleta, kas sina olid see, sind vist ei olnud too kord, kui me meilt alla keldrisse pandi, sellepärast, et see, mida me muidu backstage'ina kasutame, see kõrvalruum, seal oli sünnipäev. Okay. Ja siis me saime endale kuhugi alla keldrisse toa nagu backstage'iks, aga mis oli väikene miinus võib-olla või nagu huvitav aspekt oli see, et see sünnipäev oli see, muidu neid ei huvitanud, et seal show oli kõrvalruumis. Aga seal oli siuke 5-7 aastast last ja nemad tahtsid kõik olla show'l. Ja nad tulid ka vaatama. Terve su esimene ja teine rida oligi põhimõtteliselt, kedagi teist ei olnud praktiliselt, üks vanurite lauakene oli taga ja ülejäänud inimesed olid nagu töötajad. Keskmine vanus oli mingi 35. ja siis nad hõikasid vahele ja värki need lapsed ikka kogu aeg. Neile meeldis? Enam-vähem nagu nad olid viisakad, nad tõstsid käsi, et vahele hõigata ka. Kuigi minule tehti see, mul oli see, ma proovisin bitti, et et ma olen veits kuulus vist, et mind tunti ära, minu alguslause. Ja ma ütlesin, ma olen vist veits kuulus ja siis laps esirjast, sa ei ole ju kuulus! Ja ma ei saanud seda bitti teha enam. Ma ei saanud ju see läbi. Lapse suu ei vale. Jah, ma ei ole nagu sinu maailmas võib-olla kuulus. Sul on, ma ei tea, Käsna-Kalle või ma ei tea, mis need lapsed vaatavad. Ma ei ole Minecraftis kuulus. Sealt tuli kogumus mõmmi ja aabitsa bitt, mida ma nüüd teen. Tuligi tollelt show'st, siis ma proovisin nendega rääkida, nende nagu, kes on kuulsused ja mis on nagu, mis sinu laste saated on, mida sa vaatad siis ja nagu proovisin veits lastega riffida. Ja sealt see bitt tuli, mis lõpuks tegelikult nagu töötab vanematele inimestele. Mis oli huvitav, oli see, kui ma sain nagu mul on üks lain seal, mida ma sinu lindistamisel ei teinud minu meelest, aga mis töötas nagu eile ülihästi või üleeile tähendab, oli see, kui ma räägin mõmmi aabitsas, et mis mõmmi aabitsas, kui hirmus ja niimoodi, mis Five Nights at Freddy's, proovi 5 minutit mõmmi aabitsaga ja siin ongi see, kus nüüd nagu noored naeravad, sellepärast, et Five Nights at Freddy's on üks väga suur mängude ja raamatute ja siukene nagu siis žanr on vale sõna, mis on siis franchise on õige sõna, eks ole. Kus sul ongi nagu animatroonilised karud siis, kes on siis ja muud asjad ka, kes on siis pitsa kohas. Mäng ise on see, et sa oled siis selle nagu pitsa kohas valvur kutsuti siin, valvur, aga siis sa pead nagu vaatama neid öösel, aga sa ei tohi et need nagu animatroonilised käivad ringi öösel. Kui need sind näevad, siis nad arvavad, et sa oled üks karudest, kes ei ole oma animatroonilises kehas ja siis proovivad sind nagu tühja animatroonilisse kehasse toppida ja nad tapavad su ära. Ja siis see on nagu jumpscare'idega ja hästi siukene see on niuke laste seas populaarne. Ülipopulaarne. Sellel on, ma ei tea, kui palju mänge juba, ma pakun reaalselt 8-9 mängu, raamatud on välja tulnud, nad vist teevad filme sel teemal, siuke täiesti laste osakonnas isegi Eestis leiad neid raamatuid. Et see on siukene huvitav, kus ma siis nagu ma näen, kus noored naeravad ühe asja peale ja vanemad nagu inimesed naeravad veits teise asja peale ära tundmise asja ja siis see nagu ühendab generatsioone. Väga hea, seda sa tahadki ju. Ja siis ma kommenteerin seda ja see nagu on niisugune huvitav hetk ja Five Nights at Freddy's on niisugune referents, mida väga, sa pead olema alla 20, et seda aru saada. Vist ütleme niimoodi. Sest ma ei teadnud, mis see on. Mina tean läbi... üle 20. Ma olen ka, aga ma tean sellepärast, et ma olen seal mängude maailmas ja ma hoian ennast selle popkultuuriga piisavalt kursis, et ma tean, mis on cool veel. Ma ise ei ole cool, aga ma tean, mis on cool ja sellepärast ma tean, et ma ei ole cool. Ma tean, mis on pop ja noortepärane ja kihvt ja äge. Aga see, ja ma tean, et see ei ole mina. Ma ei ole änksa või mis see õige. Täpselt see. Aga ma ei ole pogers. Tead, see on ka vist isegi see nagu nüüd juba. See on juba vana ja see on paar aastat vana. Mõtlesin, mis see kõige õigem on, aga ma ei tule praegu kohe isegi meelde, mis see kõige crazy mulle. Ma crash out'in lihtsalt nüüd. Las kommenteerivad kuulajad. Jah, mis see õige on, jah. Pange YouTube'i kommentaar või kirjutage meilile. Jah, saatke ainult need sõnad. Jah, tulge, sodige meile ukse peale.
õnneks inimesed ei tea, kus see on, aga... Jah, no showdel lihtsalt tulevad ütlevad. Te teate. Seti ajal karjuvad. See oli väga monka S. Nagu, mingid osad on nagu okei. Cool. Aga jah, ma tõin meile juua ka. Ma tõin episoodi alguse. Jaa, ma mõtlesin et... Ma tõin meile mittealkohoolseid õllesid. Väga hea. Ma mõtlen, millest me alustame. Proovime seda low alkoholiga. Low alkohol? Ja 0,5% on see. Mitte päris vaba, mitte päris. Ma lihtsalt, siis ma saan puriga kõši teha. On see minu eesmärk. Aga nagu külapoe müüa on vaikselt see ei ole hea enne. intensiivosakonnast välja tulemas. See tuli asbesti välja. Sellepärast, et saatuse kops on aja neeru langenud või midagi. Nõndaga tänane episood läbi alguse saanud. Mina olen. Et sul tõenäoliselt oli mingi muu intro plaanis, aga sa lihtsalt tegid seda, võtsid olukorra nii nagu ta on ja tegid impro, see oli väga hea. Ma pidin tegema nii nagu oli lihtsalt. Mina nagu ikka Karl-Alari Varma ja minuga siin stuudios nagu ikka Ardo Asperg. Hei hopsti. Tere, juhei, kõik kuulajad. Ma annan kohe teada ka, et kui keegi veel ei ole näinud, ma olen YouTube'i pannud paar uut klippi. Et üks klipp on Tallinna trammist. Ma arvan, kõik, kes on Tallinnast bussi, trammi, trolliga, rongiga, mis iganes sõitnud, suudavad ära tunda need olukorrad. Kes ei ole sõitnud, siis te lihtsalt teate, kuidas see on, et ka niisugune huvitav nagu reisi. Ise ei pea sõitma siis. Jaa, täpselt. Ja siis eelmise aasta suvetuuri set on ka üleval minu YouTube'i kanalil. Pange lihtsalt Ardo Asperg YouTube'i ja siis minu kanal on seal ja seal on väga palju stand-up sette, mingi tõenäoliselt tundide kaupa materjali juba. No super, vaadake. Pane midagi video lõppu lingin ka. Või isegi võib-olla siin kus pool ma olen? Võib-olla siin nurgas isegi on üks praegu. Minu meelest saab panna, siis tuleb see väike asi lahtrike lahti. Soovitus. Ja ma võib-olla kommenteerin ka oma konto alt, et siis te näete seal osa kommentaarides, kus on üks mingi foot fetishi tüüp ja siis minu kommentaar. Mulle meeldis, me panime üks episood, kus oli see, et pane, mis oli ka Anni ja Kaspariga, kus mul oligi sokid ja siis ma hakkasin ühte sokki jalast võtma lõpus ja siis keegi oligi, üks kommentaar oli, et palun, kohe nagu see üles läks, et palun võta aeglaselt üks sokk jalast, aga mitte nagu täielikult. Ja siis ma vaatasin, et ta oli nagu pannud mingisugune 40 minutit peale seda, kui see video üles läks selle, kas oli üle tunni, see oli tund 20, ma ei nagu, et oota lõpuni. Sa saad, mis sa tahad. Natuke ta tuli ära juba vaata paar korda selle nagu alguse peale. Nii väsin, ma ei jõua lõpuni vaadata, aga et järgmiseks korraks väike soovitus. Lõpus on olemas, vaata see video üle. See on kõik välja timmitud, ma võtan nagu seda täpselt niimoodi, et see jõuab osa lõpuks. Väga sujuvalt. Ma agin neid jalapervereid. Ja nad lihtsalt peaksid nagu mulle alistuma selles mõttes, et nad võib-olla valesti öeldud, aga nagu alistuma protsessile siis õige, mitte mulle. Mitte mulle, vaid protsessile. Aga mul on siis õlu, mis ma mõtlesin, proovib paar, ma seletan ka, mis nad siis on kindlasti ka. Ma teen kahte moodi, ma seletan, mis siin on ja siis minu sees elab üks õlleeksperdi vaim ka, kes väidab, kuidas need asjad tegelikult peaks olema. Aga see on siis The Garden Brewery Birth, ehk siis sünn on selle nimi ja Low Alcohol West Coast IPA. West Coast. Ja üli palju bullshit läheb edasi crisp, bitter and hoppy with intense pineapple and melon aroomas. Ehk siis vaatame, kas siin on ananassi ja melonit tunda, kas ta on siis krõbe mõru, bitter on mõru tegelikult vist või? Ja hapu, mõru. Mõru või kibe või midagi. Ja kibe on isegi sõna ja humalane. West Coast ehk siis nagu mingi Haapsalu või midagi sellist. Ma ütlesin, siin on lihtsalt malts kirjas, aga ma mõtlen, et mõtlevad veist teidid. Low alcohol. Ma proovin, kus su West Coast siis on pärit? Where West Coast? West Side! Rock bitches, get money. West Side! Kunagi olid need meemi, vaata, need Thug Life
meemid, kus mingi tüüp tegi mingi lahed asja, siis läks must-valgeks prillid tulid. Siis oli see mingi räpp oli tausta. Westside. Imported by experienced beverages. AU. Austraalia siis. Jah. See on siis Austraalia. Väga hea Austraalia West Coast ikkagi. Jah, ei ole räppi siin meil. Ei toeta Ameerikat. Ei. Fuck that. See oli Aussi õllede juures küll tegelikult vist, jah. Väga hea, väga hea. Me ei ole siin jah tariifide poolt. Mine munni. 10% tolli. Ma isegi ei tea, mida me ekspordime nagu Ameerikasse kõige rohkem. Tea ka, kunagi mis see võis olla? Nagu kohukesi või? No kunagi olid turvavööd vist, aga... Turvavööd? Aga ma ei tea, mis... Vanasti oli Eestis oli kõige suurem turvavööde tehas maailmas vist mingi. Wow. Aga see oli nõukaajal minu meelest äkki. Mis oli niisugune huvitav. Okay. See ilmselgelt väljapoole vist väga eksportid. Need kapitalistliku läändas ja... Me oleks eksportinud neid vigaseid tõenäoliselt. Oleks Ameerikasse eksportinud ja siis need surevad. Suurem janune. Nõukaajal. Jah, et kõik, mis praak on, läheb sinna. Ja pange oma Volvodesse ja Saabidesse. Kui ma oleks nagu lääne inimene ja ma vaataks turvavöö made in USSR. No, kurat. Ilma nohutum vist. Täpselt, jah. See kuidagi on niimoodi, et sa nagu pidurdad veits liiga kõvasti ja siis see kägistab sind ära. Seal on need sisse pandud žiletiterad tõmbavad lihtsalt pooleks piduri peale. Aga... Lõhn on värske ipane, seda ma ütlen. Ta ei ole väga külm mul, nad on mul siuksed, nad on veist külmkapis olnud, aga nüüd need on seisnud. Aga see maitseb nagu hästi minu meelest. Jaa. Sest et ei ole nagu liiga kibe. Jah, tal on natuke seda kibesust. Jaa, natuke. Aga tõesti seda, ma ütleksin, puuviljast maitset on ka. Jah. Aga jah, mul ongi see, et sellisest ma nagu saan aru, kui see natuke seda kibedust, see nagu täitsa meeldib. Erinevad maitsed on, aga mulle muidu niisugused kibedad ja need ipad, need ei istu, ma nagu niisugune bitch ass, mul meeldib selline mahe nagu, lihtne. Aga see jällegi, see läheb nagu liiga kaugele. See ongi see, et väike kibedus või siukene, see on nagu teistsugune maitsepukett täiesti okei. Võib-olla vahepeal võtad ühe värskendab, eks ole, kui mis iganes võtab või võib-olla janu ära rohkem, mis iganes, aga kui sul ongi see, et nägu läheb krimpse niimoodi. Need on need samad inimesed, kes ongi nende hot sauce'idega lähevad üle piiri. Okei, ma tahan nagu verd sittuda pärast. Ma tahan, et siukene oleks, vaata, et nagu mul silmist verd tilgub, kui ma seda nagu nuusutan juba. See on mulle meeldib. Nagu, natukene kuuma on hea, aga nagu ei pea olema. Ei, otse pane seda silmaterale, tilguta silmas. Siis tahab näidata lihtsalt, et nagu kui palju ta suudab taluda. Jah, see on... Kujuti, kas on paaris. Iga fucking brunch. Ja iga hommik algab. Ja kohvi sisse natuke. Ma ei tea see, kui Iiri kohv on natukene seda viskit, eks ole, siis mis see on? Mis sa sinna sisse paned? Mehhiko kohv. Ega huvita, kas need inimesed, kes nagu ülineid hapusid, ipasid tahavad, on nagu paaris ka mingi maitsevad on ju, siis nagu, et ei, mu sisikond isegi kannatab seda, ma ei taha, on sul midagi teistsugust. Kas sul seda antifriisi on, millega te nagu puhastate seda? See on baarmenil, et palun kuse siia sisse, pissi veits siia sisse. Väikene tilgakene sobib sulle. Ja mitte see purgispiss, milles on gaas, vaid nagu päris kusi. Palun kuse siia õlleklaasi. Minu nähes. No ma tahan seda teha nagu dopingu kontrolli. Ma näen, et sinust see juga tuleb. Tead, pigem kuse mulle otse suhu. Ma hüppan siit üle baari leti ja teeme nagu, see nagu kraani all. Aga ma tahan teistsugust kraan. Natuke näkku ja ninna. Sellest algaski see golden shower fetish, et tal meeldisid ipad ja siis nagu see läks üle käte nagu. Samas jah, kui sinu kusi on seda värvi,
siis võib-olla joo midagi muud kui ainult ipat. Natukene, kas sa veest oled kuulnud? Võiks veits heledam olla. See on ikka päris. See on nagu isakusi. Kui sa mõtle klassikaline isakusi, see oleks huvitav õlle nimi, isakusi. Jah, täpselt, jah. Kui see juba piss on välja lastud teena, siis... See ongi Mattias Naani uus tooteliin, joogivärk. Isakusi ja külapoe kange. Jah, sest ta räägib ka ja tal on see nagu suvetuuri ju see, ta mainis ka ja mingi kuidas isa kuseb ja värki. Nagu juba üks promoklipp on olemas, on ju. Ja siis lõpus on see, kus ta lihtsalt nagu tal isa kusetab ja see võiks olla ka sinu tuus. Ja siis tuleb mingi oomipood või mida. 550 000 vaatamist. Aga Mattias, ta võib teha kõike põhimõtteliselt. See toimib millegi pärast. Jaa. Siis toob mingi välja mingi uue šokolaadibatooni, junn. Lihtsalt mingi karamelli tops, pask. Vedelpask on lihtsalt pealkirjas väike nüüd. Karamelli proteiini mingi, Mattias Naani karamelli proteiini. Ma mõtlen, mis see lödi. Jogurtjobi. Kuigi see oli Leedus kunagi vist. Kohukene, jobi kohuke oli kunagi. Aga nagu jogurt toimiks paremini. Tere, palun üks jobi jogurt. Üks jobi jogurt, üks vedelpask puding. Ja lähed lihtsalt seda kassa tšekki, mis naine vaatab, mis mu kallim täna ostis. Jobi, vedelpask, piss, junn. Mida? Üks verine kusi kokteil. Ja üks mensu, palun. Tomatimahl nimega mensumahl. Igatahes, kui sa kasutad neid, siis väikene külapoe, designed by külapoe täika alla sinna. Külapoe patent on peal. Me toome episoodist 5 välja külapoe patendi. Minu meelest meil oli alguses külapoe patent asjadel. Kui me ütleme siin ära, siis on patenteeritud. Niimoodi see käib. Jaa. Väike külapoe patent. Ma tegelikult ühte õlut nägin, mis pani mind mõtlema, sest praegu suur osa minu õhust on suvetuuri korraldamine ja meilidega. Ja siis oli suvetuul. Aga ma nägin seda niimoodi, et nagu seda viimast ei olnud. Ma olin, suvetuuri õlu on ka tehtud juba. Nagu igal pool näed seda lihtsalt. Seda aga ma ei võtnud seda, sest see ei olnud tuur. Kui te teete suvetuuri õlle, siis räägime. Jah, siis peame rääkima. Siis me peame seda võtma. See on jah, et huumoriklubi on nagu omastanud suvetuuri nagu põhimõtteliselt. Suvetuur.ee on minu valduses. Selles mõttes. Kunagi oli Maie ja Valdur, nüüd on huumoriklubi. Suvetuur. See aasta jälle. Mul on peaaegu kõik bronnitud. 2 linna on bronnimata ja kõik muu on olemas. Võib-olla nendesse ei tule. Tuleme. Aga ma ei ole veel kindlad millal. Väike miinus. No kui nad ei vasta piisavalt kiiresti, siis tuleb nad ära karistada. Seda küll, jah. Et siis me ei tule. Järgmine aasta õpite. Ma olen ise samamoodi. Tulete Roomates tagasi. Palun tulge. Kui mulle ka sõnumitele piisavalt kiiresti vastata, ma lihtsalt ei tule. Pärast üksik, aga nii üksik. Okei. Jah, ma mõtlen, kas meil on veel mingid kindlad asjad, mis me peaksime ära rääkima. Rohkem otseselt mul ei tule nagu neid teadaandeid praegu pähe. No alati on mingisugused asjad toimumas. Ma tean, et Sander õigusega meil on 9. mail on show Helsingis. Kas see on nagu valitud spetsiaalselt see kuupäev, et ei ole vist. Tähistada.
teise maailmasõja lõppu. Mis võiks olla nagu see Vene kuupäev, sest mujal on 8. mai, aga neil on 9. Ja siis Sander läheb sellest Nõukogude sõjaväe vormis kõik nagu see medaleid täis, vaata, telk mantlis tuleb siin. Me peame selle Nõukogude editi ära tegema. Vatnik show. Kultuuritalo Helsingi. Apollo teater on tal vist seal isegi, jah. Apollo. Kyllä nyt Apollossa. Kas see on nagu see Apollo nagu Eestis? Et see sama oligarh ja... Ei, vist on teater minu meelest. Ma mõtlen, kas me tegime eelmine kord ka seal samas vist või? Jah, vist oli küll. Yeah. Aga see on nagu... Helsingi kohad on veidrad, nagu teatrid ja asjad ka, neil on nagu mingisugune majade kompleks, kus sul on siis pood, teater, kasiino, klubi, baar, kõik on nagu ühes selles. Yeah. Ja, aga nagu, see on ka niimoodi, et siis sa lähed kuskilt nagu, see tundub nagu see oleks raudtee taga lihtsalt. Ja lähed mingist veidrast trepist üles ja siis, siin on klubid ja baarid nüüd. Okei, davai. Ma teagi. Aga see on nagu niuke teatriruum või? Ta on kino tegelikult ikkagi, ta on kino ja teater. Nagu see on mingi vana maja või? Ta on nagu mingi kuuli selle sisu on cool, ta on, aga ta on ikkagi siuke natuke nagu väljast metall ja siukene rohkem selline, kui sa mõtled, ta veidike nagu soomlastele meeldib väga see Ameerika, see ajastu, kus on need tainerite ja siuke ta on nagu veits sellist vibe on seal sees nagu, jah. Ragasta Amarillo. Armastavad Texast lihtsalt. Aga palju see mahutab? Vaata, nüüd see küsimusi me täpselt ei mäleta, aga mingid sajad ikka mahutab 200. Et ta on niisugune korralik, suur teater. Umbes nagu Sõpruse kino. Sarnase vahutavus. No mis 230. Vanasti nagu tehti neid kinosid väga nagu uhkelt, sest näiteks see Tallinnas Vene teater ju ehitatud 1920-ndatel oli ka kino alguses ja kui sa nagu lähed sinna sisse, see saal on nagu üliuhke, nii palju kaunistusi asju ja näiteks Riias ka, kus me oleme ka isegi nagu Comedy Estonia aegadest mingid showsid teinud, oli mingi Splendid Palace. See on ka nagu vist kinoruum, aga lihtsalt uskumatu nagu milline nagu küllus, opulentsus. Opulentsus, jah, see on huvitav, et kuidas kinod olid need ruumid, kus oli pandi kõik lihtsalt nagu. Sest me teeme ju nüüd suvetuur toimub see aasta, ma võin öelda sellises Pärnus kohas nagu Tempel on, paaris on see plaan vist teha meil ju. Ja too on ka siukene, käisime vaatamas seda ja siuke lahe vana kinoruum, mis on nagu väga ilusaks saab seal eest, et jah. Ja, ta on väga kena niuke ja iseloomuga selline. Sest nüüd on see, et see on lihtsalt mingi suur ruum, ma ei tea, mingi kotttoolidega, meil on nagu kotttoolidega kinod lihtsalt, popcorni lihtsalt lagastatud igale poole. Ja, et sul ongi vaja, sul on vaja seda pinda, mis sa saad, mopiga üle käia igalt poolt, kõik asjad, sest seal on need toolid ka, kus on vibrad ja asjad sees, et seal on kehavedelikud igal pool, sul on KFC, kanatiivad on ju ja jobi samal toolil nagu, et sa pead ära saama. Ja nagu mingit kultuuri ei ole inimest. No samas, mida sa vaatad kinos? Spermagedonit. See on päris film. Jaa, ma sain teadlikuks sellest ja see on jah täitsa ei kujuta ette Spermagedon. Võib-olla see on nagu huvitav kinokogemus nagu just selle puhul, et kuidas publik reageerib. Ma lähen seda vaatama millalgi varsti. Sest seal mingi Miikal teeb ka midagi. Mattias vist oli. Ma ei tea, kes Miikal ka võimalik. Miikal ütles ka, et ta mingi väikse sutsu tegi. Et jah, et ma lähen vaatan, mis seal nagu on. Jaa. Sest praegu on vist ju, et see mingi Minecrafti filmid on ja et siis seal mingi Ameerikas ma olen näinud mingi klippe, kus mingi inimesed lähevad hulluks lihtsalt mingi koha peal, mingi viskavad oma kuradi popcorni ja mingi kanatiivad kõik lihtsalt laiali igal. See on jah mingi teema, see on mingi meem, ma ei tea. Täiesti putsi. Osade filmidega on mingid veidrad meemid ja asja, ma ei mäleta, mis filmiga see oli, kus noored käisid, see oli see Despicable Minionite film või mingi siukene, kus käisidki nagu lihtsalt ülikondades vaatamas. Noored poisid käisid ülikondades vaatamas.
no see on isegi niisugune armas. Jah, ütleme siukene. Aga mõtle, kui sa oled mingi lapsevanem, sa lähed oma mingi 5-aastasega, et no sa ei taha seda sitta vaadata ise. Sa oled mingi 40, aga viid oma lapse, et tema on õnnelik ja siis sa popcorni kaela. Ja sa nägu on täi. Keegi viskab kanatiivaga lased. See on nagu ime, ja see on Ameerikas ime, et seal kinodes nagu tulistamisi olnud, ma läheksin. See on, ma eeldan, et Ameerikas on jah, see vaata, et oma joogiga ei, aga kuradi fucking AR-15 ja mine edasi. Tüübil on lihtsalt Rambo need kuradi padruni vööd on bandolier. Step this way, sir. Granaate näed. Bum, 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 bum. Popcorn lihtsalt pähe. Üks hetk on see, et härra, mis see on? Sir, what is that? I need you to give that, put it on the ground and step away. Siis tüüp võtab lihtsalt nagu mingi enda väikse Marsi batoonikese paneb maha lihtsalt ja nagu, sorry, I didn't know. Yeah, just take it. It's fine. Yeah. Aga siis läheb oma granaadivööd edasi. He has a Mars bar. Snaipri need lähevad. Oh, sorry, I'll put it down. Yeah. Mingi mustanahaline tüüp lihtsalt kõhuli maha, kuradi põlv kaela peal. Jah, ma nägin hiljuti, kui selle kassile seda tehti. Kassile? Ei, sorry, mitte kassile, koerale. Tal oli see Marsi batoonik. Et ta maha rahuneks. Yeah. Nagu ta on väga siukene, tegelikult see ei olnud maha rahunud, tal oli vaja see koonus nagu kaela panna või nagu see, siis tal nagu, aga ta jooksis nii palju ja siis oli see, et korra maha, väike põlv, hästi kergelt peale, et ta nagu lihtsalt sealt ära ei saaks ja siis koonus peale ja ma olin nagu holy shit, nagu efektiivne, kus sa varem töötasid. Yeah. See oli kinos või? Ei, seda, ma nägin seda nagu sõbra juures. Okay. Sõbra koer, jah. Siukene lihtsalt käituti temaga väga robustselt, aga nagu see ei olnud tegelikult nagu viga ei tehtud, aga kuidagi sa pead talle, ta teeb endale rohkem viga, kui sa niimoodi ei tee. Nojah, sa pead nagu, ega loom ei saa aru jah, mis toimub. Seal on käpp oli katki, et siis oli vaja talle see, et ta ise ei näriks seda. Jah, sa ei saa talle seletada nagu, et see on vajalik, sa pead lihtsalt ära tegema selle ees. Ja siis pärast andma mingi snäki, et ta ei vihkaks sind. Jah. Huvitav, kui palju on neid koerigil kogemata astud saba peale või midagi. Oih! See teeb seda, ja siis annad talle snäkki ja ta nagu, et kui ma oma saba ette panen, siis mul on snäkki iga kord. Ja siis ongi, kuidas ma kogu aeg sulle peale astu, mis toimub? Ma teen vaikselt järgmise joogiga lahti. Põhjalast võtsin alkoholivaba, treeninglaager, tsitrus, hüpotooniline alkoholivaba õlu, ma ei tea, mida hüpotooniline tähendab. Ma ei tea, aga treeninglaager on päris vahva. Ja nimi on hea. See on hea. Tsitruse maitseline hüpotooniline alkoholivaba õlu, mis aitab taastada vedeliku ja mineraalainete kaotuse. Siis see on nagu mitte energiajook, vaid see nagu spordijook õllena. Ja mingi tervislik. Ja see on nagu laager tüüpi õlus, ma eeldan. Jap. Mitte IPA. Treening IPA. Dua Lipa. Ja siin on magneesiumi pandud sisse, kaltsiumi, kaaliumi. Väga hea. Kõik asjad, millest tõenäoliselt on puudus. No teeme ta lahti. Ta alati nendel, kui sa ostad mingid vitamiine või toidulisandeid, siis nad ütlevad, et see ei ole asendus nagu tasakaalustatud tervisliku toitumise jaoks või mis iganes. Aga ma mõtlen, et nagu, tõesti või? No, et ütleme, et et sa võtadki kõik need vitamiinid ja siis sööd ainult burgerit, kas siis nagu ei piisa sellest või? Sa võtad ju need vitamiinid, võtad 3-kordselt näiteks. Täpselt saad asjad kätte, mida sa mõelda ei saa, et nagu kujuta ette, see on see mingisugune, mis oli see Martiani film? No, ta sai ainult kartuleid ja vitamiini ja püsis ka aega elus. See on ju dokumentaal. No, no ütleme, võtad omega-3, võta siis topelt või 3-kordne. Peaks ju kätte saama kõik asjad. No seal ongi see, et sa saad mingid asjad, mis sul muust toidust puudu jäävad.
tegelikult näiteks, vaata, sul on näiteks üks asi, et no vaata, sa ei tohi ainult jäneseliha süüa. Kui sa sööksid ainult jäneseliha, sa sured ära. Sa sööd küll midagi, aga seal on teatud vitamiinid, mis on puudu. Mis su keha võtab rohkem, kasutab endast nagu ära, et seda jäneseliha siis maos läbi töödelda, kui see, kui ta sealt juurde saab. Et kui sa võtad vitamiini juurde, siis ei ole probleemi. Siis sa saad oma vitamiinid sealt kätte, et osade toitudega ongi see, et sa ei saa lihtsalt neid vajalikke asju, et su keha ja midagi puudu. Selles mõttes ma ütleksin, et kui sa sööd mingisugust täielikku paska ja vitamiini juurde, siis on ju täiesti aus. Jah, kuulsite külapoe patent peal. Suplementos. No vaatame, mis see siis endas kujutab. No see juba näeb veits tervislikum välja. Jah, see juba nagu sellega ei pea arsti juurde kohe muuksma. See on veidi heledam, jah. No. Asi ei ole kriitiline. Lõhnab nagu mitte miski. No, kuidas te olete teinud asja, millel ei ole nagu väga lõhna? Võib-olla sul on koroona. No eelmisel asjal oli lõhn, mingi lõhn on nagu. Võib-olla sul vahepeal tekkis koroona. Mingi kerge siuke sidrunikas on, aga mitte nagu väga tugev. Jaa. Maitseb nagu, ta ei ole õlle maitsega ka. Ta on siuke mitte midagi nagu ütleb veits. Ta ei ole halb, aga ta ei ole ka nagu crazy asi, ma ei tea, noh, ma saan aru, ta on võib-olla siuke tervislik alternatiiv mõeldud, et noh, et sa nagu jood õlut, aga tegelikult jood mingit muud. Siin on jah niisugused mingit niisugust sellist puuviljasust, sitruselisust. Mõnus laste jook. Rasmus Mägi ja Põhjala koostöös valminud. Kes on Rasmus Mägi? Track and field athlete. Eestikeelses tekstis pole öeldud, aga ingliskeelses on. Nad eeldavad, et me teame. Te eeldate väga valesti. See ei tea, kellele te seda turundate. Huvitaval kombel, jah, külapood ei ole väga spordieksperdid. Ei ole, jaa, ma võin sulle rääkida nagu, et noh, me oleme rohkem siuksed vedelpask ja mis meil nagu siin läbi käib. Oleks see raamat või anime? Hoopis teine asi. Mulle meeldis kommentaar ka all, kus oli, et nagu Aleksander Eeri rikkus kellegi päeva ära. Ma tean ka teda, aga kelle päevad ära rikkus, aga see oli jah, et see minu teada ka ta ütles, et see, mis see siis on, see Battle Royale on, ta ütles, et see on Lõuna-Korea film, kas see on Jaapani oma. Tegelikult on Põhja-Korea. No, see nagu see fakt. See on päris karm, see on kultuuriliselt tähtis film, palju ka. Niisugune huvitav. Selle kohta on, sellest on nüüd hästi palju mängužanreid ja asju ja Fortnite on kõik selle põhjal üles. Keegi suurest vihast kirjutas kommentaari ära ja siis lihtsalt viskas läpaka aknast välja ja peksis vastu seina puruks. Ja siis läheb Aleksander Eeri show'le Lehtmees 24. aprillil Tallinnas ja millalgi Tartus ka, ma ei tea, kus linnas see vihane inimene on, läheb kohale ja siis täpselt nagu Abraham Lincoln. Mõtlesin nagu Piibli Abraham lööb kiviga oma poja surna. Jah, see Aleksander Eeri isa läheb. Vaatas seda külapoeg klippi, ütles, son, I am disappointed. Ma pean Lehtmehe nime taastama. Nii et tasub vaatama minna. Jah, see on võib-olla viimane võimalus. Jah, Aleksander Eeri Laupmaa Lehtmees Fientas piletid. Minge vaadake, kuidas ta laval, noh, kas killib või teda killitakse, üks kahest. Üks kahest, jah, täpselt. Teisi variante ei ole. Jaa. Ma ootan seda viimast jooki ka. Viimane on Kriik stiilis, ehk siis ma vaatasin hästi palju, ma vaatasin, mis need uued õlled seal väljas olid ka ja väga palju oli siis puuviljaseid ja siukseid asju ja see mulle meeldib, et trend sinna läheb, et nagu puu- ja juurviljad on rohkem peaks neid jooma, see peaks üldse lihtsamaks tegema. See ongi see, et nagu ma pean liiga palju närima elus. Tehke kõik joogiks.
kuigi ma ütlen seda ja ma ei ole ikka see, nagu ma arvan, et ma ei suudaks nagu seda, mis on need huelid ja mis iganes, sest tead, need vedelad nagu, kui see on see, sa teed nagu paned kõik blenderisse, siis jood nagu terve oma söögi ära. Ja see on huel või? Huel vist on jah, üks on nagu fuel, aga huel vist. Okay. See on ka midagi, mis Mattias Naan võiks välja tuua. Mattias Naani huel, nimi vedel pohmasitt. Pohmasitt huel, jah. Ei, see on ikka rohekas värvi, siis on okse. Mattias Naan, okse. Kõik sinu toitained ja kalorid ja valgud ja muud asjad, mida sa vajad ühes rohelises vedelikus. Tarbi nüüd. Yeah. Mattias Naani, kett. Või roop. Või roop on väga hea. Jaa, see peaks olema jah. Maale too ja pane ketti OÜ. Situ täis. AS situ täis. Situ mulle suhu OÜ. Väga hea. Need, ma tahaks näha seda mingi Äripäeva gasellides. Selle aasta suurim tõus ja OÜ situ mulle suhu. Ja teie CEO Mattias Naa. Ja nüüd tuleme turule uue parfüümiga, Peer. Jah. Palun, võite oma tube lõhnastada sellega. Jah, OÜ sita hais. Jah, meie subsidiary, igal asjal on oma see. Varsti Tallinna börsil saate osta aktsiaid. Ei, see ei ole peldiku huumor, see on OÜ sita hais. Mattias Naani uus intiimpesu. Sitatriip. Ei, see on kakatriip. Uued sidemed. OÜ sitased trussikud. Uued Mattiase kondoomid, jobimokk. Mingi... Need, kes ei tea, miks see riif tuli, meil on väga huvitav seda vaadata. Mattias Naani uued libestid. Tootja OÜ Medaputs. Vau. Vau. Müügil kõigis hästi varustatud hotlipsides. Mattiase uued tossud firmalt OÜ Käiperse. Nagu aina veidramaks see stretch läheb nagu tooted saavad otsa nagu ei, meil on. Seal ongi jah see reklaam ongi see, kus ta paneb need uued Käiperse tossud jalga ja siis kõnnibki nagu see on suur perse niimoodi kannikad lahti tõmmatud ja siis ronib sealt siis. Nagu et viimasena sa näed, kuidas see toss kaob ka sinna perse siis. Ja see nagu omastab. See läheb kinni, need kannid lähevad kinni. No järgmine peaks neil olema ilmselt mingisugune komm või mingi siukene nagu see pulgakomm, suuseks või midagi siukene. Jah, see on nagu ainuke loogiline järg. Suhukepp. Vabandust, ja muidugi natukene paremini peab seda nimetama. Mattias Naani uus komm sitapabul.
uus mis see on see kuradi, mitte näts, aga see mingi kummikom, nätsukom. Nagu mingi Halls või mingi selline. Kurgupastill. Jaa. Kurgupastill. Neerukivi. Lihtsalt nagu mõtlen, mis on nagu kõige ebameeldivam asi, mis nagu, mida söögiga seostada. Paneme selle nime. Uus juust. MTÜ Smegma poolt. Mattias Naani uus. Gurmee, sinihallitus. Juustuvõi, OÜ Kabjavõi. NGO, Non-Government Organization. Otse Mattias eesnaha alt. Minu Smegma, sinu suhu. Yeah. Ja siis tuleb oomipoe reklaam. Kõik. See on see, kus nad teevad Puntsoga koos, vaata selle reklaami, et Puntso on nagu, kuule, ma seda leiba paljalt söön, midagi tahaks nagu määrida ja siis Mattias võtab oma eesnaha alt noaga seda Smegmat ja siis määrib ja siis kuna Puntso on nagu ühest ilmast pime, vaata, ta ei näe, kuidas Mattias määrib Smegma sinna peale ja siis ta annab selle leiva ja siis ta sööb nagu, ülihea ja veits vürtsine. Natuke kõrvetab lausa kurgust. ja, wow. Seda ma pole enne tundnud. Minu peast võtab selle leiva ja siis nagu tõmbab niimoodi ja siis on näha seda nagu võimääret. Kui võtta reklaami teha nagu rõved. Yeah. Aga seal on nagu tähtedest vaata Smegma kirjas. Nagu see või see kollas tõmbab selle Smegma ja catchphrase on ikka minu Smegma, sinu suhu. Need on alkoholivabad, ma igaks juks mainin. See on kaini jutt. Aga teate, mis on täiesti alkoholivaba? On pissvesi. Mattias Naani, Hendrik Puntso. Gaseeritud vesi. Saadaval kuskil kus pissi saab. Te võite seda eelnevat klippi kasutada isegi, kui nad vaatavad. Te võite kasutada seda viimast 15 minutit nagu reklaamina. Kui tahate üles panna. Inimesed vaatavad, nagu kas see viib ka või nagu mida nad ei tea, kui paljud vaataks nagu terve 15 minut, kui sul tuleb Insta see sponsor, kui paljud vaataks nagu lõpuni terve see 15 minutit. Uued hommikusöögihelbed. Ei, mitte hommikusöögihelbe, ma mõtlen, mis see sobiks. Ma proovin hemoroidile õiget toodet leida. Tasin üllatusmuna öelda, et kas ta popib või mitte. Nagu. Aga see hemoroid, MTÜ verinisit. See on see, mida me teeme 15 minutit seda põhimõtteliselt ja siis kurat ikka kasutaks vist. Mis kasutame? Mõtle, kui see oleks mingisugusele firmale päriselt praegu teeksime seda pitchi ja me oleme selles meeting ruumis olemegi 20 minutit olnud ja vaatavad seda lihtsalt ja nüüd on nagu, et mis te arvate, et ma saan aru, et me mõnda asja võime muuta, eks ole, et kui võib-olla see sõnastus ei ole päris seal või midagi on ju, et mõtlesime kostüümid ka võib-olla tegelikult ja mina lähen hemoroidina, tema läheb siis Smegma mehena, see on nagu Superman, tal on S peal ka on ju, aga lihtsalt ta lekib ja et nagu, mis te arvate, nad on seal nimeline, teeme ära. Jah, näha on, et väga läbimõeldud. Palju erinevaid variante, palju erinevaid nagu erinevaid teid, kuhu minna. Rajad. Ja. Teed seda Mad Meni pitchi seal. Don Draper mingi üli emotsionaalne, lõpus hakkad nutma.
see on nii ilus, nii hingestatud. Ja siis, kuidas ta siseneb sinna perse. Ja sa näed, kuidas käi perse toss viimasena. Ja siinkohal ütleks seda ka, et me oleme juba osade perse omanikega rääkinud ja me saaksime isegi päris kuulsa perse. Jah. Saaks selle mürka perse. Reimjast. See on nagu mürka perse, ma arvan, üks parimaid nagu tegelasi Eesti televisiooni ajaloos, nagu lihtsalt, mida lihtsalt, mingi tüüp, kellel on nagu hiigelsuured korvpallipüksid nagu üle pea tõmmatud. Ja siis lihtsalt, see ongi su tegelane, vaata. See olekki sina. Martin Müürsepa perse. Jookseb ringi. Tallinna peal ründab inimesi. Minu see mõte oli kohe, et nagu Ace Ventura Pet Detective'is see ninasarviku versist välja tuleb. Et nagu see on vastupidine lihtsalt. Sarnases sisse. Aga too sketš nagu see, me oleme sellest minu meelest külapoes rääkinud, aga see on nagu nii pikk sketš tegelikult, kui sa mõtled selle peale. Ja see ongi lihtsalt, sul on nüüd, see on 5-minutine bitt lihtsalt, kus ta proovib sellest persest. See on nagu füüsilise komöödia niuke musternäide. Et nagu Carrie on ikka nagu meeletult andekas. Selle ära tegi. Kuidas ta nagu oskab nagu oma nägu ja keha nagu nii hästi valitseda. Kunagi kumminägu öeldi tema kohta kunagi. See ei kõla nagu Mattiase firma nimi. Liig. Aga öeldi kumminägu. Mattias Naani uus öko-mahetalu õunamahl. OÜ Persemahl. Sa näed, siin on see sete sees. See on nagu jaa. Ei, mul on mõte kuskil olemas, aga ma ei hakka seda, ma ei hakka seda workshopi, nii laivis me oleme teinud seda liiga palju. Aga see midagi umbes, et et uus vorstikene. See vist on probleem või ma proovin, see vist on vähk või midagi siukest, nagu see on mingi soolestikus, vaata midagi nagu, aga see vist on nagu väga tumeda sellega. OÜ polüüp. Ja polüüp, vot see on see sõna, mis teeb muud. Nagu vorstil on mingi kasvaja. Proovige meie uut verikäkki. Selle nimi on mitte polüüp, aga mis see ikkagi kasvaja, lihtsalt kasvaja, me usku. See on siis, kui tellid selle restoranis, siis nad nagu kiiritavad seda. Süst. Kas laseme soojaks ka? Laseme sealt. Ma ei teagi, kuidas nad teevad seda kiiritust, mis mingi masinaga. No tehniliselt läheb sisse. See läheb mikrolene ahi on peaaegu peal vaata. See lihtsalt ongi mikrosse panema. See on küll teine kiiritus täiesti. Nad tahavad juba nii osta seda. Tungivad siis. Investorid on ilastavad selle peale. Ja ongi lihtsalt, ma arvan, seal on põhimõtteliselt Mattiasel, ta peaks nagu täis toitlustusse minema. Mattias Naani mingi catering on ju, lihtsalt mingi OÜ, ma mingi oksendan, kusen ja situn ämbrisse, siis segan selle kõik läbi ja siis sa sööd selle ära. Ja see on tema OÜ. LLC. Jah, aga ma teen selle viimasele õlle lahti. Mattias Naan, OÜ, verine sitt ja okse sulle suhu. Sitt on sulle suhu on ikkagi kõige nagu löövam, ma arvan, olnud siiamaani. Seda küll. Aga ma ei tea, kas aktsiaselts, ma arvan, et ta läheb publikuks selleks. Aktsiaselts, sitt on sulle suhu.
see ei ole MTÜ, keegi tasuta ei tee. Yeah. Keegi ei suitsu sulle tasuta suu. Trust me, I've tried. Kas tahate meie uut cateringu supinoku? Aga see on Freak Creek. 0.3 ehk 0,3% alkoholi, Feel Free, Merry Cherry Beer, non-alkohoolik. Flying Dutchmani oma, mis firma? Flying Dutchman. Mis riik ka? Belgia. Belgia vastu ei ole midagi. Flying Dutchman Belgiast, ma ei tea. Belgia majandust võib toetada küll. Sealt on päris head asjad pärit. Nagu friikartulid. Mattias Naani erektsioonitabletid. Lõtmunn OÜ. Lödimunn. Lödimunn, jah. Ma arvan, et on veel rõvedam. Whisky Dick OÜ. Mattias Naani. Uus. Revolutsiooniline, fenomenaalne. Erektsioonitablett. Pettunud naine OÜ. Jälle lahutus. MTÜ. Jah. Täna vist näpukat ainult OÜ. Mattias uus ja täiustatud retsepti järgi tehtud kartulipuder. Suck and fuck. Ma ise mingi suvaka null seost juba. Ma tahan ühte bitti aretada, kus mul on see point. Mattias Naan proovib erinevaid ärisid. See nägu ei olnud nagu väga vaimustuses, tundub sellest joogist, mis sa praegu võtsid. Oli väga huvitavad asjad toimusid korraga. Lõhn ja maitse. Ma ausalt vaatasin esimene asjana, kas see kehtib veel. Kehtib küll. Vaatasid igaks juhuks, et seal ei ole peal, et by Mattias Naan. Ja mis selle joogi nimi on, by Mattias Naan? See ilus punane värv siin. Haavaveri. Uus ja mõnus haavaveri. Nüüd ekstra aitsiga. Mattias Naani uus näokreem. Vinnimäda OÜ. Ja mäda, me ei olegi veel läbi teinud. Sa mõtled, et see on tavaline kukeseenekaste? Ei, see on... See on Mattiase mäda. Ekstra soolane. Jah. Paneb sul rinnale karvad kasvama. Aga see on Mattiase hot sauce tegelikult. Jah. Ai! Mattiase hot sauce. Perseplahvatus OÜ. Anallõhe OÜ. Anallõhe. By Mattias Naan. And Hendrik Ponsa. And Johannes Naan. Silent Investor. Ta on niuke, ta ei ole kriik. No see on ju niukene nagu limonaad või selline mingi see, või mitte päris limonaad, aga mingi jõhvika jook või... Jõhvikana on jah, võib-olla veits. Niuke, täpselt ta ei ole nagu see, mis sa arvad, et kui kirsi või siukest asja sa nagu hakkad jooma. Cherry juice on siin lihtsalt, jah. Cherry juice, et see on niuke õlu segatud. Ta lõi mulle siukest nagu piimakat jogurti või siukest nagu... Õige on see... Ma mõtlen, mis Soomes on seda ka. See on see nimi ei tule. See on see, mis skirr proovib olla, mis on see L-tähega, mitte latti, laksi, mingi siukene asi ta on, mis on nagu seal hästi populaarne, mis on siukene veniv jogurtilaadne toode. Mingi lagritsa jogurt. See ei ole lagritsa oma, mul ei tule see nimi praegu meelde. Mulle meeldib seda tegelikult. Aga jah, mul ei tule praegu meelde, mis on. Yeah. No siis... Soomlaste toode. Yeah.
siis kui te lähete selle 9. mail tähistama Nõukogude armee aastapäeva. Läheme Sander Õiguse show'ga. Sander Õigus. Special. Sander Õigus! Punaarmee mütsiga. Ja siis te saate vaadata, mis on see toode seal poodides. Äkki tuleb see nimi isegi meelde paari minuti pärast. Ma karjun üks mingisuguse veidra asja. Sander Õigus. Viili on see. Viili. Jah, Viili. Sander Õigus. Special show. Ei mängi niisama mussi, Sandri kutsub peale Punaarmee orkester. Ma peaks talle panema Volconiks lihtsalt. Ülisuguse propagandistliku. Ja tegema selle. Daamid ja härrad, see hetk on käes. Austamaks Punaarmeed, sest see on Sandri kõige lemmikum asi. Ta on ise alati öelnud, et valed võitsid. Vaikselt juba hakkab orkester taga mängima ja nüüd kutsume üles. Ta on meie kõigi tulevane tsaar. Võiks öelda komeditsaar, Sander Õigus. Sander tuleb selles, vaata see vene, mingi see VDV kuradi vorm, kus on see triibuline särkkonnal. ja see madrus. Ja siis, ja muuseas, show'd sponsoreerib Mattias Naani Molotovi kokteili, mis on põlevad shotid. Mattias Naani Molotovi kokteil. OÜ, ma arvastan Venemaad. Ja päris sõjaorbude pisaratest tehtud. Mattias Naan, OÜ Krimm on alati Venemaale kuulunud. Endorsed by Mattias Naan. Mattias Naani pakipommid. Parcel bombs, ma ei tea, mis eesti keeles siis on. Mattias Naan, OÜ sõjakuritegu. Ja proovige Mattias Naani uusi komme, need on plahvatused sinu suus, nagu ka lasteaias. Issand jumal. Ja selle tõi teeni OÜ sõjakuritegu by Mattias Naan. Ja Hendrik Punsa. Siin on üks piss ilmund. Siin on üks piss. Kas lahtine? Oi. Toodetud Eestis. Ja ongi Kusjonks OÜ. Endla tänaval. Endla tänava Mahetalus. Kaevuveest. Puhtast Endla tänava allikaveest. Kraanist. Toodetud ja läbi filterdatud. See oli vist Tallinna vee poolt. Kui ma õigesti mäletan, siis on piss, aga UK-s oli suur probleem. Seal on see Desani vesi oli, mis oli siis Coca-Cola vesi, Coca-Cola firma vesi, mis nad proovisid teha. Ja see ei läinud seal üldse käima. Sellepärast inimesed olid, mis mõttes nagu lihtsalt ongi pudeli vesi on ju, kuidas see on, ja siis oligi üks sketš tehti, oli Only Fools and Horses, mis on nende suur nagu tolleaegne üks kõige populaarsemaid saated oli, ja seal siis nad tegid Stepson and So, Stepson and Go, ma ei mäleta, mis see täpselt oli, aga mingi sükene tegelased olid Stepson ja need, ja siis nemad nagu panidki lihtsalt vett pudelisse kraanist ja see sai nagu nii meemiks, et see oli üks peamisi põhjuseid, miks nagu see ära nagu tänkis nagu. Et see on väga huvitav jah, et seal Desani vett nagu ei saa. Sest tuli välja, nad kaevasid vales kohas, see oli vist mürgine või midagi lõpuks. Ups, jah. See lisaks veel, need väiksed probleemid. Väiksed kaebused klientide poolt. Jah. Jah, väga ei mõnu. No see on see vana mu sõber on koomas. Sa teed seda vana head, kus sa võtad nagu Ameerika reeglistikku, et nagu teeme, mis tahame, aga siis on, siin on seadused. Fuck. Oi. Eestis saaks teha seda, et vaata kõik mingi, kes ei ole Tallinnast, ütlevad mingi, et Tallinnas on nii sitt kraanivesi.
et võiks Tallinnas müüa mingi Tartu kraanivett lihtsalt. jah, kuigi Nõmmel on ka hea. Jaa, Nõmmel on ju puurkaevudest. Meil on oma süsteem. Jah, omaette linn ikka kunagi. Jah, kuigi seal on see mingi hetk oli, ma mäletan, kõik olid nagu vihatsed, sest taheti korra ühendada seda, kui Tallinna süsteemiga ühendati, vaeti kõik olid nagu, ei, aga nüüd on ju halvad asjad minu torudes. Et see oli jah, veits jama. Jah, hoiame ikka iseseisvana Nõmme. Varsti tuleb see lahku löömine kindlasti ka. Nõmme rahvavabariik. Secession. Okei, aga piss on ka proovitud. Kuidas sulle meeldib piss? Ta on vesi. Ma proovin ka, ma panen kallan nagu. See läheb selle õllega natuke segamini, aga tegelikult suva. Jah, ta on niisugune värske maitse, värske vee maitse. Värske mul. Õige gaas on sees, nagu gaseeritust tase peab õige olema minu meelest. Jah, seda küll, ta on mõnusalt niisugune. Mõnusalt gaasine. Jah. No nii, aga aga ega enamus sellest episoodist ongi olnud pissiriff. Jah. Lihtsalt Mattiase sponsor by Mattias Naan. Pärast küsin rahade käest. Ma näitan seda episoodi, küsin ta käest raha. Nii see käib ju. Mõtle ja viska mingi euro. Jah. Et see, ma tean, et me ütlesime sinu kohta, et sa toetad Nõukogude Venemaad. Aga ära meid nagu raha ära võtta. Anna meile juurde. Mattias Naan, OÜ Venemaa peab taastama oma ajaloolised piirid. Ja, teeb seda mundreid mingi. Oh my god. Kõige hullemad asjad, mis me oleme külapoes öelnud. Aga jaa. Mattias Naani. Sõjaväemunder. OÜ okupant. Mis see Ameerika praegu oligi mingisugune... Noh, Ameerikas on jällegi, et see, et peaks nagu andma mingit seda nagu järgi on ju, et kas OÜ, kas Zelenski on legitiimne? Midagi sinna kanti, et nagu. OÜ, Ukrainas uued valimised. Ja toodab paberid, ma ei tea, mis on vaja, valimispaber, pastak. Mattias Naani kaardipakk. OÜ, you don't have the cards. You don't have the cards, you don't. Kogu see, nagu see trade war ja see on nagu huvitav veits kõrvalt vaadata. Kuigi ma tean, et see mõjutab meid kõik, aga vaatad seda, nagu see, mis Hiinaga toimub, on päris crazy. Seal on see, videomängude maailmas on ka sellepärast suur probleem. Seal on see Nintendo tuli just oma selle uue Switch 2-ga välja, uue konsooliga siis. Ja Ameerikas kohe tellimised lõpetati ära, sellepärast, et ei tea, mis see lõpuhind nagu võiks tulla ja niimoodi. Aga üldse Jaapanis on ka probleem, sest on liiga kalliks kõik asjad pannud. Nagu konsool on liiga kallis, Jaapanis ka juba ja mängud on ise liiga kallid, kõik asjad, et nagu kui vanasti oli tükk aega oli mäng oli niisugune 60 eurot, vahepeal osad läksid 70 euro peale on ju ka ja nüüd tahetakse juba 80-90 ja osad räägivad 100. Inimesed hakkavad mässama varsti. Jaapanis mäss. Aga see on jah see, et iga päev on mingi uus suund on ju, et paneme mingi tariifid peale, siis tuleb, et ei tegelikult me nendele riikidele ei pane, tegelikult mingi 10% nendele asjadele on ikka, siis kolmaspäev ütleb, et ei paneme kõigile on ju. Kogu aeg muutub see, vaata. Me peaksime kutsuma külapoodi ühe nendest pingviinidest, kellele tariif peale pani. Vaatame, mis temal öelda on asja kohta. Kuidas sinu elu on mõjutanud see? Mida? Ja minu äri oligi nagu Ameerikasse eksportimine ja see on väga suure löögi saanud. Mida pingviinid võivad eksportida? Mingit
kala, that's it. Jah, aga siis kurat pandi tollid peale ja siis vaata Ameerikas kohe nagu pandi need kalavabrikud püsti ja tehti kodumaine tootmine. Ma nägin juba kuskil, keegi oli AI-ga teinud video, kus oli see nagu, et olidki pingviinid olid nagu mingi Vene armee moodi välja pandud, et enne kui tulid tariifid, ei teadnud meist keegi. Nüüd oleme inimestega sõjas ja siis olid pingviinid tankidega ja mis iganes kõik martsisid seal juurde. Oleme juba tapnud 30% inimkonnast. Wow, okei. Kiirelt käib. On kuskil see video olemas, jah. Ja mingis mõttes see on hariv, ma arvan, paljud inimesed ei teadnudki nendest kõikidest territooriumitest ja mingitest üksikutest saartest, millele nagu pandi need tariifid peale. Vähemalt harib natukene, avardab maailmapilti. Jah, mõtlen ikka, mida meie ekspordime naeratusi. Eesti ei ekspordi naeratusi. Me peame importima neid. Ma ei tea, jah, ma ei tea, mis nagu mis on meie nagu suurimad ekspordid? Eriti Ameerikas. Turvas. Mis asjad? Turvas. Turvas. Turvas nagu see, mis soost ka. Okay. Kui too läheb mujale, too ei lähe Ameerikasse. Ma kuulsin alguses, et turvad nagu saada mingid poopoveid lihtsalt nagu üks suurt tugevad Ida-Euroopa mehed, keda sul on vaja sinna klubi ette. No see on leedukate turg. See on minu teada. Sinna me sisse ei lähe. Leedukad võtavad üle. Leedukad on sellist klanni mentaliteediga, hoiavad kokku. Nad hoiavad väga kokku. Nad teevad väga palju oma nagu rahvale showsid välismaal ja niimoodi, et nagu ma tean koomikute mõttes, et nemad võivad minna sinna UK-sse teha tuuri rahulikult ja leedukad tulevad vaatama. Nad seal ikka toetavad ja hoiavad kokku. Cool, aga ma arvan, tegelikult meil rohkem ei olegi midagi väga. Mis meil ikka siin on? Tõmbame kokku, saadame Mattiasele arve. Ja minge stand-upi vaatama, nagu me ütlesime, siin Aleksandr Eeril on show tulemas kohe varsti. Ja Tallinnas ja Tartus. Jah. Sandril on mais tulemas. Või te haigutasin selle peale Soomes, jah? Või Eestis ka mingi? No teada, Soomes on 9. mai. Üks Soome eestlased. Ja jah, nii ta ongi. Ma tean, et Danielil on ka oma tuur käimas. Mingi hetk hakkab see pihta. Aga jah, minge vaadake stand-upi. Ostke pissi, sest vähemalt kodumaine turg peab olema, sest Mattiase plaanid nagu Ameerikasse laieneda said suure löögi, kui need tariifid pandi peale. Et just pissjookidele Trump pani spetsiaalselt 70% tollimaksu. Jah, ta proovis seda rebrändida gourmet uriin, aga ei läinud ka läbi. Trump ütles, et meil ei ole vaja mingit Eesti pissi, meil on endal kõige parem piss, et nagu meie piss on nagu uskumatu, et keegi pole kunagi midagi varem sellist näinud. See on fenomenaalne piss, et tal on alati nagu, ta on pissiga väga head suhted alati olnud. Ja on alati nagu... Ta läheb pissi silmist välja tegelikult isegi võiks öelda. Aga huvitav, kas nüüd, piss on see, kas nüüd tuleb mingi hetk, nüüd tuleb järgmine asi, mis ongi lihtsalt kusi. Kang alkohol on sees. See võiks loogiline. Kõrgem, kangem kusi. Siis niisugune vahutav õlu. Jah, kusi. Piss, kusi. Ja mis on mingisugune, ma mõtlengi, uriin ei ole, see on liiga kliiniline. Ma ei teagi. Tead, vist edasi ei anna minna väga. Ei ole jah, see on huvitav. Jobi, sa ma ei tea, tupemahl juba siis on ju, aga sa oled... Squirt, aga me olemegi see, et sul ongi nagu pissi, sul ongi kas piss või kusi. Et sul ei ole nagu, see on kogu see skaala. Higi. Jah, aga ma mõtlen kindlalt seda, et sul ongi, see on huvitav, kuidas meil on nagu teistel asjadel võtnud sita, aga sul ongi see, et sul on sa ütleb mingi sõna, on ju, sa saad enam vähem aru, et mis olekus see võib seal olla, on ju.
piss või kusi. Sul ei ole nagu viisakat või piss on nagu naljak, kuidas ma ütlen, lapselik versioon ja kusi on robustne. Uriin on liiga meditsiiniline. Et meil oleks vaja sinna nagu sinna keskele ühte sõna. Mis oleks nagu siukene rahva poolt kasutatav. Kus jonks on ka siukene, ta on parem, aga ta on siuke veider ikkagi. Sa oled kloun, kui seda ütled. Kus jonks? Ma ei tea. Ma arvan, et piss on vähemalt on sama nagu eesti inglise keeles. Et sa saad rahvusvahelisele turule minna sellega, kui mitte Ameerikasse, siis lähiriikides. Aga nagu inglise keeles on hea, kui sa ütled I've got to pee ja see on nagu aktsepteeritav, et okei, ma tean, mis on, see on normaalne mine, aga ma pean pissile minema või ma pean kusema, on väga erinevad nagu olukorrad. Väga erinevale publikule, see on niisugune huvitav fenomen. Õpetaja, ma pean kusele minema. Ma võin lahkuda küll. Muidugi, härra direktor. Palun, mingi aga. Ma arvan, et järgmise on võib-olla spordijook. Spordijook, vaata, higistad, saad need elektrolüüdi ja Mattias Naan. Higijook. OÜ perse higi. No see juba jah. See kõlab Mattias Naan, higi, see on, ma juba näen seda siukest, mustvalges toonis, seda, kus nahk on ju sillerdab. See jook, nagu ma olen juba kõva. Et kuidas tal tilgub siin klaasi sisse. Tal oleks vaja ei nagu otse üle kõhu, vaata, et sa näed, tal on see tadpodi see kõhuga ka veel vaata otse üle selle nabaauk. Nabaauk. Ja see väike see tibet naba sisse nagu tuleb. Keegi teeb niimoodi, tõmbab sealt nabast. Väike shot. Väike shot nabast, Sest tund oli sodi, need higi, see on nagu need sobivad ka natuke. Sodi, higi. Ma ei tea, miks ma pidin. Mattias Naani uus päevituskreem, Pigi. OÜ teeme blackface. Kristjan on seal. OÜ näosaade ei teinud midagi valesti. Mattias on seal mingi proovitele see, et näosaatele olid nõus seda tegema, aga nüüd minu reklaamiks ei taha enam, Mis nüüd muutus, mis enam ei taha, Üliga. Üldse ei toeta mind mu tegemistes. Ei, ajad on teised. Nagu ütles Bob Dylan, the times they are changing. Aga see on siin on potentsiaali palju. Potentsiaali on palju, et nad peab lihtsalt edasi arendama. Laienemisruumi on. Ütleme niimoodi. Ei, mina olen nagu junni nagu saa raha alla panema. Täpselt, OÜ kakandus. Tark investeering, ma arvan. See lihtsalt see hakkab tagasi tootma. Ei, see oli OÜ situ mulle suhu. Ma panen sinna investeeringu alla. OÜ toodame sitta. Teeme junn. Sa arvad, et lapsed ei ostaks või? Täiskasvanud, aga lapsed oleks junn. There's some gourmet shit right here. Ei ole need mingi käsitöö šokolaadipoed, kus on nimelised või mingi siukene, et meil on ja siis meil on isamaaline siukene mõnus vibe siin, et meil on siin paneme sulle hästi palju siis rukkililled ja paneme peale ja siukene siin on taustal sees, et ei. Junn. Kus mu junn on? Täpselt. Ja siis kutsutaksegi Rauno Kuusik tegema reklaami. Kõik mõtlesid, et nagu mis on see biti funktsioon või nagu, ja siis lõpuks aastaid hiljem. Mäe peal, kus Eesti aasa peal. Mu junn!
ja siis kirjab, siin on see junn. Ja kõik cash out ja lihtsalt läheb. The long game. See oleks ideaalne. See oleks imeline. See oleks kõige parem reklaam üldse. Mida on kunagi juhtunud. Yeah. Oleks huvitav, kus nagu osad inimesed saavad täiesti aru, nagu mis toimub. Neid on inimesi on 7. Yeah. Ja ülejäänud on nagu, et mis see reklaam on. 7 inimest kinos aplodeerivad. Yeah. Oh, kunst. Jah. Lihtsalt. Ja siis järgmine tase on siis, kui on mingisugune sushi tuleb välja. Mm-hmm. Mingi, ma ei tea, kalavitt või ma ei tea, mis see talle see OÜ on. OÜ tussuhais. Sushi see. Mattias Naani Surströmming. OÜ vägivaldne kettimine. OÜ pead oma maja põlema panema pärast selle avamist. MTÜ igast august tuleb. OÜ situ ja oksenda korraga. OÜ fekaalifriigid. OÜ mu maks on läbi. AS Cirroos. Tund aega episoodi on lihtsalt üks AS Cirroos on kõige parem. OÜ ainult Sander Õigus suudab minust rohkem juua. OÜ kella 6 hommikul viskit ja kell 11.00 pädel. Kell 11.00 rooli. Pikk sõit on Tartus. ja kell 12.00 EMO-s. Sest ma tegin pädelis liiga. Tere Mattias, filmiks seal mingi MRI masina sees ka mingi kuradi klipp. Eks koostöö. Täna siin Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Ta on see. Osades on, vaata, kus sul ongi, antakse kostüüm selga, kus on see perse lapats. Nagu käib üles see väike luugikene, et sa saaksid WC-s käia. Wow. Mingi aeg olid siuksed kitlid. See oleks päris naljakas. Ta on millegi pärast ära lõigatud. Ta lapats ja seda naise nagu aken, perse aken. Uued nagu snäkiporgandid nimega penetratsioon. Aga jah, siin me siis oleme episoodi lõpupool. Nüüd on aeg seda kõike seedida. See tuleb nagu huvitav vaadata selle episoodi statistikat. Nagu lihtsalt kes ja miks ja kuidas ja kaua sa oled seal no, kurat see asi võiks jätkuda kui nad teeksid veel seda OÜ situ mulle suhu asja natukene edasi. Ma arvan, et siit tuleb mingi kuldmuna mingi aasta 2026 mingi sotsiaalmeedia kampaania eest, mingi grassroots marketingi eest või midagi sellist nagu. Teeme varsti joomipoele sama. Kaabel või? Kas sa mõtled rohkem nagu OÜ näpud pistikus? OÜ pista mulle pirn perse. Mingi. OÜ
pane mulle klemmid nibude külge. MTÜ. OÜ nakusid. Akulakku. Aga MTÜ akulakkujad Yeah. kõlab nagu legitiimne organisatsioon. Lihtsalt jah. Proovime arendada akulakkumist Eestis. Happehaid. Aga nagu külapäemüüja on vaikselt saatuse kateedri ajapaaki pannud. Mattias Naani, uus toode kateeder, OÜ, ma olen liiga täis, et püsti tõusta ja kusele minna. Nüüd on ka me tänane episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Lari Varma. Minuga stuudios nagu ikka Ardo Asperg. Alati meeldib. Ja tänase episoodi aukülaline oli Mattias Naan. Jah, ta oli nagu in spirit koos meiega. Ma pean ka pissile minema. Ma olen täna Kreekas veel. Tuleb tagasi. Ma kutsusin episoodi, ma ütlesin talle kuupäeva ka. Ma ei saa, ma olen Kreekas. Ma olen nagu, küll ma hakkama saan. Me siis teeme ise. Ära muretse. We got this. Neilime selle ära. Õhu mind. Ära. Sina lihtsalt puhka. Kõik on kontrolli all. Me teeme kõik ära. Me teeme selle marketing campaign'i sinu ees.